Täna sõidame uue Lexus ES 300 hübriidmudeliga. Lexus on selline auto, et sa istud sellesse sisse, istmed on ülimugavad, leidub kohe suurepärane asend ja nii kui sa ukse kinni tõmbad, siis oled justkui nagu omaette maailmas. Välismüra küll kostub sõitjate ruumi natukene paremini kui tippmudelis LS-is, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi väga vaikne auto. Tõmbad ukse kinni, oled oma maailmas, paned heast helisüsteemist oma lemmikmuusika mängima ja järgnebki stressivaba ja äärmiselt mugav sõitmine. Boonusena on kütusekulu väga väike, sest hübriidajam on praktiliselt igal võimalusel selline, et ta liigutab autot elektrijõul. Kui esialgu paberitel ilutsevatele numbritele otsa vaadata, siis võib jääda mulje, et mootori võimsust on natuke vähe. 131 kW bensiinimootori võimsust 2,5 liitrisest bensiinimootorist ja 48 kW elektrimootori võimsust. Iseenesest on kilovatte palju, aga kui arvestada, et auto on 1800 kilo raske tühjana ja 3 cm alla 5 meetri pikk, siis võiks ju väiksed kõhklused tekkida. Aga nii kui keerata sõidurežiim spordi peale, võin kinnitada, et sellest jõust ei jää küll mitte ühelegi inimesele tavakasutuses puudu. Auto on esiveoline, seegi võiks tekitada nurinat, sest et levinud stereotüüp on ju selline, et luksusautod peavad olema tagaveolised või vähemalt nelikveolised, aga praktikas ei tunne sellest mitte kusagilt otsast puudust. Jäine tõus, seal ta natukene kaabib, aga see ei olegi see auto, millega minna kuhugi maastikule, halvale teele või muda sisse. Praktikas on see esivedu väga okei. Ja eks seegi annab oma panuse sellesse, et kütusekulu oleks äärmiselt väike. Aga kõige suurem üllatus selle auto puhul on selle hinnalipik. Vaadates kõike seda luksust, neid detaile, kusjuures need ei ole ainult ilusad vaadata, vaid need on ka mõnusad katsuda. Õige metall, õige puit, materjalid on head, viimistlus on kvaliteetne ja eeldaks, et selle auto hinnalipik on natuke lähemalt tippmudelile LS-ile. Aga tegelikult saab täisvarustuses auto kätte natuke üle 60 000 euroga ja see on tõsine üllatus, sest et kust iganes seda autot vaadata väljast sees istudes, sõites, siis on mulje väga luksuslik ja on ilmselge, et see auto on iga 100 eurot väärt.